miks on see kaare osa lauas oluline ja ma selgitan seda siis nii-öelda ergonoomiliste A, B ja C alade näitel. Ehk siis esiteks me saame sõita kenasti siia laua sisse, ehk siis me saame toetada küünarvarred laua peale. Ehk siis meil tekib see A-ala hoopis teise kohta. Ehk siis, kui me võtame siit markeri ja hakkame nüüd joonistama sellise olukorras, kus me oleme ise kaare sees, A-ala, nagu te näete, meie A-ala on olulisel määral suurem. Ehk siis meil on palju suurem ala töölaual, mida me saame kasutada mugavalt. Kui me nüüd võtame parema käe B-ala, siis ei mahugi laual enam ära. Ja kui me võtame siis vasaku käe B-ala, siis samamoodi, see ei mahu siia laual ära. Ehk siis B-ala, B-ala ja siis oli A-ala. Ja kui me nüüd tahaksime joonistada C-ala, siis kahjuks paber saab otsa, ma ei hakka laua peal joonistama, aga põhimõtteliselt siis C-ala liigub päris kaugele siit lauas. Ehk siis piltlikult öeldes, kui me oleme kaarega laua sees, siis see kasulik ala, mida me saame siis jõuliselt kasutada, ergonoomiliselt kasutada, on palju suurem kui see olukord, kus me oleme lauast väljapool ja saame kasutada ainult mingist väikest ala. Vaadake ühte teist videot, näete seda kahte võrdlust. A-ala, B-ala, C-ala, siis 90-kraadisel laual ja või tähendab siis nii-öelda ristkühikulisel laual ja praegu me näitasime kaarega laua efekti.